Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett 69 teadustoimetaja ja selgitan teile, kuidas töötas Kadi Ruup-Goldbergi masin. Aeg läheb käima kuuli vabastamisel ning kuul veereb mööda renni allapoole. Renni lõpus annab kuul napi löögi vastu DVD-karpi, mis kukub ümber ning käivitab sedasi üha suurenevate klotsidega doomino. Viimased klotsid selles kaskaadis on labidad, millest ühe külge on seotud nöör. Kukkuv labidas tõmbab nöörist ning raskuste kukkumine tõmbab ükshaaval nähtavale maagilise ruudu numbrid. Viimane raskus kukub pikemalt ning tõmbab välja mõõdulindi. Jõudnud lõpuni välja tulla, lükkab mõõdulindi ots kangi abil tööle hiirelõksu, mis lõikab läbi nööri. Nööri katkemisel pääseb liikuma autoratastest ehitatud Newtoni häll, kus iga ratas annab oma impulsi edasi järgmisele ja viimane ratas kõigub edasi, lüües puust ülekandemehhanismi. Sedasi lükatakse veerema teraskuul, mis veereb konveierini ja käivitab selle lüliti abil. Konveieri küljes on magnet, mis haarab kuulist kinni ning veab seega kuuli järgmisele rõdule. Magnet on piisavalt tugev, et toimida ka läbi papikihi. Seetõttu tundub teraskuul justkui iseenesest üles liikuvat. Konveieri lõpus ei lase puuklots keral enam edasi liikuda ning oma teekonda jätkav magnet liigub liiga kaugele, et kuuli üleval hoida. Seega kukub kuul konveieri küljest ära all olevasse renni. Rennisüsteemi lõpus tõukab veerev kuul paberlennuki katapuldi vahele ning lennuk heidetakse lendama. Rõdust eemalduv lennuk tõmbab nööri abil ära splindi toruse eest ning torus olev kuul kukub alla soki sisse. See element tähistab ka kadimasina keskkohta. Kuuli raskusjõu mõjul kukub sokk toru otsast ära ja tõmbab nööri abil lülitit, mis käivitab laseri. Kasutatav laser on väga võimas ning põletab augu õhupalli sisse. Seetõttu õhupall lõhkeb ning libiseb läbi raami, päästes kukkuma raskuse. Raskus tõmbab vedruga toestatud kangi, mis tõmbab eest järgmise splindi. Seekord hakkab liikuma suuskadel ahv, kes sõidab mööda Lego robotist. Robot tuvastab ahvi ultraheli kaugusanduri abil ning hakkab nüüd sõitma, tõmmates enda külge kinnitatud nööri. Nööri tõmbamisel käivituvad hiirelõksud, millest viimane tõmbab ära klambri päikesevarjult. Varju avanedes käivitub kukkuv haamer, mis lõikab läbi nööri. Nüüd pääseb liikuma nööri otsas rippuv raskus, mis tõmbab ka lipu avamise nööri. Lipp avaneb ning samal hetkel fikseeritakse ka masina tööaeg. Ja täpselt nii vägevalt töötaski Kadi Ruup-Goldbergi masin.